videoreportaaž naiste Marsiga ühinenud noored poisid. Me katame nägusid, sest vanemad ei lubanud siia tulla. Täna üle maailma kogunevad naised, et marssida üheskoos selle eest, et neil oleks võrdsed võimalused ja õigused meestega. Nad tunnevad, et praegu seda neil ei ole. Täna on ka Eestis esimene päev. No kuidas ei ole, no? Meie Tallinna... Kuidas teid siis alla surutakse? Rääkige vaatame, neile. kuidas teil see kulgeb. Kuidas teile liiga tehakse siis? Mika, räägi meile, miks sa täna marsid siin? Sest et naine on toimunud naiste vastane vägivald, sest et meil on palgalõhe, sest et naiste kui seksuaal... Ta ise ka ei tea, miks ta seal on, aga ta on seal vaan. Süüdistusi ei võtta tõsiselt ja isegi kui kuulatakse, siis mitte midagi nende asjadega ei toimu. Nimekiri on pikk. Kas sa siis arvad, kuidas see olukorda parandada, et kas on vaja sookvoote? Kuidas me parandame? Kuidas see marss seda parandab? Üks asi on see, et on väga tähtis näidata, et see ei lähe lihtsalt niisa, et me mäletame, et kes on naiste peksjad, me mäletame, kes on vägistajad, kes on valetajad, mida iganes. Ja mina näiteks olen sookvootide pooldaja. Ma tean, paljud ei ole. Mis su see sildi peal on? See on kergelt anarhistlik silt. No kings, no queens, no master. Aga marssime suhteliselt mehine tegevus. Kas äkki tantsida poleks lõbusam ja naiselikum? Naiseliku suhteline. Nagu Siuke küsimus. Meik ei ole sohtspetsiifiline. Mees vägist näeb ka väga ilus välja. Teie tulite ka naiste lainele, et miks teil näod kaetud on? Sest et meie vanemad on niivõrd konservatiivsed, et kui nad näeksid meid siin, siis meil oleks suured probleemid kodust. Kas te olete ühe seksuaalvähemusgrupi esindajad siis ise ka? Jah. Ja kui mitmekesi te täna siia tulite? Kas ta legit arvab, et ta mingi ema ei tunne teda ära, kui ta ema on talle need riided ostnud või? Tulime 4 plaanis oli 8, aga 4 ei saanud tulla. Miks nad alt hüppasid? Vanemate pärast just, jah. No mis need etteheited on? Miks seal vanemad ei luba siis niimoodi enda armus väljendada täna? No arvad, et me oleme pehmikud ja et Naist tahavad miistega võrdseid õigusi, aga kui chat tuleb kohustustest, siis ollakse vaid. Ühe kooli poisid saab XD. niimoodi enda armus väljendada täna. No arvad, et me oleme pehmikud ja et meil pole ruumi ühiskonnas ja nii edasi. Olete kui vanad te olete? Mina olen 17. Ühe kooli poisid, sõbrad? Ikka, jah. Mis te sõbrad arvavad, kui te siia sellisele üritusele tulite? Sõbrad toetavad õnneks. Seal ei ole Nii sõpru. palju, kui neid on. No võt, nii palju, kui neid on. Ühiskonnas on surve. Surve on tõsine suur. Tõsine surve. Mis see naistest arvate, et kas naistel on vähem õigusi meie ühiskonnas? Muidugi on, ja seepärast me siingi olema. Teise põhjusena siis. Naiste laines alguses USA-st pärast president Donald Trumpi presidendiks määramist ja ametisse asumist. No mis on sellel kõigel seotud Eestiga? Esiteks see sai alguse küll Ameerika Ühendriikides, aga samaaegselt Ameerika Ühendriikides toimunud marsiga toimus marss. Vaata, nad tulevad ise mingite seksistlikute asjadega välja, vaata. Nad tulevad ise oma mingi seksistlikute arvamustega välja ja siis on kõik teised on süüdi, vaata. See on see casual. See on see casual. Aga samaaegselt Ameerika Ühendriikides toimunud marsiga toimus marssega üle 600 erinevas riigis kohas. Kuidas on see Eestiga seotud? Me oleme oma marsilehel ära kirjeldanud need probleemid, mis meie hinnangul on Eestis väga aktuaalsed. Alustades siis soolisest palgalõhest, naistest juhtivatel kohtadel, aga ka naistevastane vägivald. Et iga kolmas naine Eestis on endiselt kogenud naistevastast vägivald, et ma arvan, et see on päris kurb. Sul on sildi veel kirjas, et kaagutan kui tahan, et kas see on hoiatus, ähvardus või mis see on? Ei, see ei ole kumbi neist. Et see on vastuseks siis sellistele kohati seksistlikutele väljaütlemiste, kui siis seda, kui naised räägivad, kutsutakse kaagutamiseks. Et ma arvan, et naistel on kindlasti alati väga palju öelda, et naised oleks kindlasti kuulata. Miks
miks te täna siia marssima tulite? Kas tulite niisama jalutama või mis? Tulin kohe lihtsalt jah, niisama ka ja ta põhjust ikka leiab kuni võtta. Naiste õiguste eest tulite jalutama? No ikka ka, seda ka. Kuidas teie nooruse ajal asjad olid, et kas siis oli veel naistel veel vähem võimalusi õigusi või kuidas? Ei, naised olid alati au sees. Te endine Isamaa erakonna liige ja poliitikus ja suhteliselt konservatiivse ilma. Et kuidas te nüüd siis pigem vasakpoolse ja sotside üritusega? Vasakpoolse. Miks see räägib nagu? Aastast valge liiti liikumise liige. Et siis kõik nagu mingi hääl hangub. Hästi tehtud. Juhid, 13 meest, Rio Terras ja kes seal kõik olid, et me ühinesime selle liikumisega, et naiste vastu tegeleda. Ausalt ära, et ma ka panin ka Facebooki üles, et minu naine ja minu tütar tulid täna siia, hommikul olid plaan tulla, siis ma lugesin Isamaa tänase sellise kõneisiku Riina Solmani artiklit, kus ta põhimõtteliselt ütles välja, et naise koht on ikka pliidi ja rusika vahel ja ma otsustasin, et ma tulen toetan naisi. Et ma ei ole absoluutselt sellel meelel, et naiste õigustega kõik on hästi ka Eesti ühiskonnas. Ma olen seda alati välja öelnud. Üks põhjus, miks ma võib-olla Isamaast ära tulin, et see pseudokonservatism, see ei sobi üldse minule. Ma olen selle seisukohal olnud. Kas sookvoodid oleks vajalikud? Jah või ei? Ma arvan, sellele peavad naised ise otsustama. Mis teie arvamus on? Ma arvan, et kui naiste kes küsitakse, siis keegi ei taha voodi alla minna. Ma arvan, et ühiskonnas peab olema toetus nii, et kõigil on võrdsed võimalused. Kas täna ei ole? Täna veel ei ole, jah. Täna üle maailma kogu... Nojah. Olge siis sellised, ma ei oskagi midagi öelda ausalt. Ma lihtsalt ei ütle mitte midagi, sest muidu ma olen ka mingi halb inimene ja siis järgmine asi on see, et mul on mingi kohus on kukil, et mingi vaata, mis sa nüüd teed, kõik vihkavad homosid ja neegreid ja naisi. Ma ei viitsi ausalt. Tõmmake nahku ja nii lihtne ongi.